Tervist! Oleme siin Kohila esimesel praegu ja teeme väikese, võiks öelda challenge'i, et näha, kui hästi me tunneme oma distantsiketteid. Minuga on Robi ja me teeme nii, et me ütleme, kui kõvad distantsimehed me oleme. Mina näiteks ütlen, et ma olen ikka 110 meetri mees. Ja Robi, mis sa pakud? Ütleme siis 130. No nii, 130 meetri mees, no just. Robi on parem poiss. Aga see on see, mis me arvame. Nüüd me mõlemad valisime 5 ketast ja mul on kaasas lasermõõdik. Me teeme 3 raundi, valime iga ketta parima tulemuse nagu ja vaatame. Sa tee pakkumine ka, milline sinu arust kõige kaugemal nendest lendab? Ma arvan, et... Too mulle, et kui hästi sa tunned oma... Ma ütleks, et see Nuke. Titanium Nuke. Ja. Ma nüüd... Meil on siuke külje taga tuul. Ma vaatan kohe, mis mul on... See kerge Nuke SS põhimõtteliselt, kui on see tagatuul tõesti, siis ma arvan, et see lendab kaugemale kui mu kerge Nuke, mis muidu, kui oleks vastutuul, oleks nagu esimene kandidaat. Kolmas round proovime nüüd. Sa said oma selle ihatud asja põhimõtteliselt kätte juba, aga no vaatame. Saad pingevavalt visata, ma pean siin nüüd rapsima veel. Palju sul parim on 101 või? 101 ainult, jah. Nii, no nii, mega Nuke, viimane katse. Nii, ma... Räägin siis neid just 3 kettast, mis ma kõige kaugemale viskasin. Alustaks sellest Undertakerist. 3. koht oli 120 meetrit, eks see tuli sellega? 120 jah, et tegelikult ma sellega distantsi kuskile viska, et ta on pigem siuke metsa vahel üleminevad viskad või siis kui on siuke veitsa 90 meetrit võib-olla tikksirged viskad, et lageda peal ma teda suht kunagi ei viska tegelikult. Järgmine on siis oli ESP Punisher 126 ja see on põhimõtteliselt siuke Undertakeri nagu pikendus või, et ta lihtsalt pikem versioon Undertakerist lendab kaugemal ka üleminevad, vahepeal isegi eeskäega siuksed pikad üleminevad. Ehk lagedal distantsi jälle ei viskaks sellega? Jaa, ei viskab pigem jah, et siuke metsa vahel ja nikerdada. Okei. Ja otsi Titanium Nuke, no see on see, mida ma viskan lagedu peal distantsi, et sellega väga metsa vahel ei tee midagi. Et täpselt siuke Kohila jaoks mõeldud ketas. Lendab kaugele ja ilusti. Kui palju ta sul sisse mängitud on, mis sa arvad? No ikka on. Alguses oli kangem ikka? Jaa, alguses oli kangem jah, siuke aasta olen taga umbes mänginud. Selge pilt. Ta on ikka puitu näinud. Väga hea. Ja... Round 2. Thrasher. Tuuleks muutunud või? Paremalt on hästi tugevalt nüüd jah. No äkki tuli sealt mõni. Tuli mõni meeter juurde. Nii, nüüd oleme siin viimasel korvil Kohilas ja räägime Robiga juttu ka natuke, sest et päris huvitav on kuulda, et mis üldse toimub, nagu praegu on see täiesti eri olukord ja kõigil on täitsa, kogu hooaeg on pooleli. Et kuidas sa praegu suhtud ja kuidas sul üldse discgolfi mänguga on, kui tihti ja kuidas sul võimalused on selleks? Ei, noh, ma võtan rahulikult, et
käin iga päev mängimas ja Putin kodus ja võtan nagu päev korraga, et väga paanikas ei ole ja küll see värk varsti läbi ka saab. No see on jah, see positiivne variant ja tegelikkuses äkki jõuab veel hooaja isegi ära pidada. Ja. Ma isegi mängisime sinuga ringi siin ja arutasime seda asja ju, et sa oled ka viimast aastat juunior, et jube jama oleks, kui see hooaeg nagu raisku läheb, et sa saaksid oma maksimumpotentsiaali juuniorites ära kasutada. Ja, sellest oleks natuke kahju küll. Ja siin osad meil, võib-olla ka sina, ma ei tea, kes on Euroopa meistrivõistlustel minemas, et kui see nüüd ära jääks, siis järgmine aasta toimuks, siis konkreetselt need samad inimesed, kes praegu 18 on, ei saaks juuniorid enam mängida, eks ju. No, et päris halb, et selles mõttes hoiame pöialt. Nii, aga mis sa muul ajal siis veel teed, et mis praegu üldse tänapäeval Kohila kandis, ütleme, siuksel noorel inimesel teha on nagu karantiini seisukorras? No ma võin enda näitelt tuua, et mis ma ikka kodus teen, ärkan üles, söön, natuke õpin, mängin Xboxi, Putin kodus, tulen rajale, siis teen trenni ja vaatan telekat, ega rohkem väga midagi teha ei saagi siin. Et Kohilas on päris head sportimisvõimalused, siin discgolfirada ja joosta saab väga edukalt. No sun teine armastus on korvpall ka, et seda vist ei saa mängida eriti. Kossoga on natuke pahasti ja seda ei saa kuskil teha praegu. Väga siin õueplatsi pole. Õueplatsi ei ole just ja need oleks ka vist suletud niikuinii. Räägi, kuidas sul on, kui palju sa muidu sporti vaatad nagu telekast? Eriti mitte väga. YouTube'ist mingit klippe küll, aga... Sest ma nagu praeguseks juba tunnen puudust nagu reaalselt NBA-st ja kõikidest igasugustest spordiülekannetest, et täna just vaatasin Luka Dontšitši videot hommikul ja mõtlesin, et no kurat, NBA play-off jääb ära, et see oleks nii põnev nagu vaadata, mis Tallas suudab ja nii edasi. Ja sul ei ole siukseid peale tundeid, jah? Mul otseselt seda, eks ikka natuke kahju on, aga et ma saan hakkama, jah. No just sa elad rohkem nagu tegudes, mis on tubli. Aga jah, väga tore oli siin mängida, ilus ilm ja tegime challenge'it ja sa vähemalt viskasid välja selle, mis sa lubasid, eks ju? Nii, mis ma siis lõpetuseks võin öelda, et järgi ikka reegleid 2+2, et 2 inimest maksimum ja hoidke 2 meetrist vahet. Et mida rohkem inimesi seda järgib, seda kiiremini see jama meil läbi saab, et olge tublid ja järgige reegleid. Just sellele kirjutan mina ka. Aitäh!